No nii, tere laupäeva hommikut. Mul on ujutud jälle, täna ujusin isegi rohkem kui tavaliselt. Ujusin üks kord selles madalas pooles ja 4 korda selles 4x2 redeli vahet selles sügavas pooles. Nii et päris pikka aega olin seal vees, niisama suplesin ka, nii et millegipärast tekib selline külmatolerants, aga praegu on küll hästi jäiselt külm, et võib-olla ma jäin liiga kauaks vette küll. Et sellega harjub ära selles mõttes, et sa tead, et pärast on väga hea ja siis on nagu lähed vette nagu täiesti haigutades juba täiesti, et ei ole mingit emotsiooni enam. Et alguses pead nagu kontrollima, kui hakkad selle hobiga tegelema, pead seda oih-haih nagu seda, et ennast mitte piinama, sest sa tead, et kui sa peatud ja kõhkled ja kahtled, siis sa nagu lisad ju endale, sa niikuinii pead sinna vette minema. Ja kui sa lisad endale seda probleemi. Aga jälle seda aitas mul mõista benji hüppe Macao tornist, et benji hüppe aitab kõiki asju elus mõista, päriselt ka. See ma ütlesin, et ei nalja, see on päriselt ka, ta aitab mõista. Ta aitab mõista selles, et sa jääd sinna platvormile iga jaoks toppama, siis sa piinad ennast. Sa pead niikuinii sealt tornist alla hüppama. Nii et pole mõtet ennast piinata. Ja samamoodi on vette minekuga, täpselt nagu benji hüppega, et valmis ja hopp ja kõik. Aga jah, kuna see jões ujumine on kuidagi väga õnnelikuks teeb, ma ei tea miks, kuidagi sellist õnne ja helgust annab hästi palju. Siis ma hakkan ikka mõtlema, mis suhe on nagu inimese sisemaailmal ja välistel mõjutustel. Et selle üle võiks täitsa mõtiskleda pikemalt, aga et ma just ei ole pädev. Ma vaatasin, ma ujun, mis mul see topp ja see ülemine ots, mis mul seljas on. Mul ei ole spetsiaalselt ujumisega spordiriided, seda, mis ma kuskilt osta.ee-st või kuskilt on ostnud, aga see ülemine ots, selle ma sain tegelikult, ostsin Barcelonas, ostsin mõned kuud tagasi. See oli siis, kui ma käisin Vikis ja üleval Cerdanias, Puigcerdàs. Ja siis ma tagasi mindin Barcelonas lennukiga ja siis mul oli natuke aega, mõned tunnid ja mõtlesin, et kurat, et vahet pole, ma lähen paariks tunniks Barcelonasse. Ma tegelikult ei taha minna sinna, sest selle linna alla käik on väga masendav. Et kui ma mõtlen ikkagi, mis oli 2 aastat tagasi, kus sa ei saanud olla seal 10 sekunditki ilma kuulmata katalani keelt ja selliseid kultuuriliselt väga sobimatud immigrante. Immigrante oli seal alati olnud, aga see ei olnud nagu sellist nii räiget olukorda nagu praegu. Siis ma mõtlesin, ma lähen selle rikaste linna osas ainult, et seal on nagu natukene meeldivam olemine võib-olla. Ja seal oli ka, et ega seal katalani keelt ei kuulnud, aga enam, mis oli väga suur šokk jälle. Et kuidas see keeleline olukord linnas nii ruttu saab muutuda, eks ju, aga saab. Ja ma ütlen, et Kataloonias on alates 80-ndast midagi on olnud, ei ole võimalik mida ühtegi riigikooli, kus ei oleks haridus katalani keele, sest riigikooliselt ei ole. Terves Kataloonias. Ja see, kes räägib mulle eestikeelsest haridusest, ma naeran. Aga jah, selline olukord siis. Ja kui ma lähen sinna Kataloonias, siis mul oli kuna reisides on see, et esiteks mul ei ole kunagi eriti pagasid kaasas. Mulle ei meeldi pagas esiteks. Ja teiseks on see, et paljude lennuliinidega sa ei saagi tegelikult seda pagasit väga võtta. Aga sellega ma oleks tegelikult isegi saanud, aga jah, et kuna ma olen nende äppide kraapimise peale, et hotelle palju vahetama niimoodi, siis kas see on mu sõber, kes tuleb? Ja Jeesus, see sõber tuleb. Okei, ma katkestan teda filmi.